Kui sinu puu pole aastaid vilja kandnud, vaevu kasvab ja ainus, mida ta teeb, on varju pakkumine, siis täna saab see läbi. Ma õpetan sulle 3 väga lihtsat meetodit, kuidas panna see viljapuu taas tööle, taastada tema jõud ja panna ta vilju kandma nagu kunagi varem. Ja alustame millegagi, mida peaaegu keegi ei vaata, sellega, mis toimub maa all. Sest sa võid oma puud väetada, lõigata ja kasta nii palju kui tahad, aga kui sul on kõva ja täiesti tihenenud pinnas, siis on sul probleem. Vesi, mida sa valad, jääb peamiselt pinnakihtidesse ega niisuta mulda sügavuti nii, nagu peaks. Pane tähele ühte asja, mis juhtub siis, kui sajab mitu päeva järjest vihma. Pinnas saab sügavuti märjaks ja puu tunneb seda kohe ära. Just selle sama efekti saavutamegi selle esimese meetodiga. Kõigepealt teeme viljapuu lähedale umbes 40–50 sentimeetri sügavuse augu, mis on umbes 16–20 tolli. Mina kasutan selleks seda labidat, aga täiesti sobib ka tavaline labidas. Ja siin on üks oluline nipp. Kui pinnas on väga kõva, ära proovi auku korraga valmis kaevata. Kaeva nii sügavale kui saad, lisa vett, et järgmine kiht pehmemaks muuta ja jätka kaevamist, kuni jõuad umbes 40 sentimeetri või 16 tolli sügavuseni. Kui oleme soovitud sügavuseni jõudnud, võtame umbes 90 või 100 millimeetrise läbimõõduga PVC-toru umbes 4 tolli. Lõikame selle sobivasse mõõtu ja teeme mitu auku ümber kogu selle osa, mis jääb maa alla. Ja teeme seda just nii. Nüüd on meil lõpuks ometi kõik vajalikud ettevalmistused tehtud ja saamegi edasi liikuda. Järgmise sammuna võtame selle toru ning asetame selle väga ettevaatlikult sinna auku, mille me juba vajem valmis kaevasime. On äärmiselt oluline jälgida, et toru jääks täpselt keskele ja püsiks seal otse. Kui see on tehtud, siis hakkame hästi tasapisi ja rahulikult mulda toru ümbringi tagasi panema, täites kõik tühjad kohad ühtlaselt ja korralikult. Väga oluline on see, et seda täites jääks toru täiesti sirge, täpselt just nii. Ja nüüd vaata, mida me saavutasime. Vaid 10 minutiga oleme lahendanud ühe kõige tavalisema probleemi kõvadel ja tihendatud pinnastel, raskused sügalamate kihtide korralikuks niisutamiseks. Ja seda on eriti tunda, kui sa tavaliselt kastad voolipuga, sest nüüd on meil otsene ligipääsupunkt, mida varem ei olnud. Aga me ei hakka veel kastma. Enne tahan ma seda hetke ära kasutada, et teha midagi sama olulist, sest kui me oleme aastaid siin peal tallanud, kastnud ja töötanud, vajab kogu see ala puu ümber samuti tähelepanu. Ja siin tulebki mängu meie teine meetod. Nüüd selle tööriistaga, mis mul siin käes on, tuntud kui aiahark, hakkame töötlema kogu pinnase ülemist osa, et taastada selle õhustamisvõime. Ja see on oluline, sest aja jooksul pideva kastmise, vihmade ja isegi puu ümber tehtava töö tõttu muutub see esimene mullakiht aina kinnisemaks ja tihkemaks. Ja mis meil just selles piirkonnas on? Suur hulk juuri, mis samuti vajavad hapnikku. Seetõttu õhutame kogu selle osa viljapuu ümber, et muuta pinnast taas kobedamaks ja võimaldada hapnikul palju kergemini sisse tungida. Nagu näed, on see väga lihtne. Torkame kahvli osaliselt mulda ja teeme väikese liigutuse tahapoole, tõstes mulda vaid mõne sentimeetri või tolli võrra. Me ei taha mulda ümber pöörata ega seda täielikult segada. Lihtsalt torkame, tõstame kergelt ja laseme lahti. Ja kordame seda sama liigutust ümber kogu viljapuu, nagu ma siin teen. Nii, nüüd on meil sügav kastmine tehtud ja kogu see ala on ideaalselt õhutatud. Nüüd on aeg oma viljapuud toita. Selleks kasutame väga tuntud ja kergesti leitavad väetist, kuulsad 3-kordsed 15-15. Me ei räägi mingist kummalisest ega raskesti leitavast väävisest. Sa leiad selle praktiliselt igast aiandist, põllumajanduspoodidest, veebipoodidest või isegi siit samast videost. Praegu peaks see ilmuma ekraani allussa. Aga mida tähendab tegelikult 3x15? Kui näeme 15, 15, 15, siis need 3 numbrid viitavad 3 peamisele toitainetele, mida me anname. Lämmastik, fosfor ja kaalium. Lämmastik aitab eelkõige meie viljapuu kasvule kaasa, toetades uute võrsete, lehtede ja kogu rohelise osa arengut. Fosfor töötab eriti juurte arengu nimel ning osaleb ka õitsemise ja viljade moodustumise protsessides. Kaaliumil on meie viljapuu jaoks väga oluline roll, eriti viljade arengu, kvaliteedi ja valmimise juures.
Sellepärast kasutamegi 3x15, sest nii anname 3 peamist toitainet tasakaalustatult. Lisaks sisaldab see 3x15 ka 25% väävlit, mis aitab parandada lämmastiku omastamist ja hoida meie viljapuu arengut palju tasakaalustatumana. Nüüd tuleb veel üks oluline küsimus. Kui palju peaksime oma puukesele väetist panema? Antud juhul töötame noore mangopuuga, seega ei ole vaja kogusega liialdada. Kasutame umbes 70–80 grammi ehk umbes 2,5 untsi, mis on enam-vähem selline peotäis, nagu mul siin on. Seda on väga lihtne peale kanda. Jagame väetise tasapisi ümber kogu meie mangopuu, kasutades asjaolu, et muld on just äsja haritud. Nüüd, kui meil on palju suurem viljapuu, siis loomulikult suureneb ka kogus. Selle konkreetse toote puhul soovitab tootja kasutada umbes 150 grammi ehk 5 untsi puu kohta. Visuaalseks võrdluseks oleks see umbes 2 sellist peotäit. Seega kohandame koguse vastavalt oma viljapuu suurusele, jaotame selle õigesti ümber puu ning kasutame alati tootja juhiseid orienteerina. Ja kui oleme selle täielikult ära jaotanud, ongi meie viljapuu toiteosa valmis. Ja nüüd jagan sinuga üht oma parimat saladust, kuidas anda viljapuule korralik tõuge ja aidata tal palju jõulisemalt vilju kanda. Vaja läheb umbes 10 liitrit vett ehk 2,5 gallonit ja korralik peotäis vihmausside komposti, mida samuti leiab peaaegu igast aianduskeskusest või põllumajanduspoodidest. Lisame komposti vee sisse ja segame väga hoolikalt, kuni saame võimalikult ühtlase segu. Ja nüüd läheb asi huvitavaks. Kas mäletad seda toru, mille me alguses paigaldasime? Nüüd kasutamegi seda, et anda oma viljapuule esimene korralik sügav kastmine, aga seekord kogu selle vihmaussi kompostiga rikastatud veega. Lisame kogu segu aeglaselt otse toruse. Nii me mitte ainult ei niisuta sügavalt, vaid viime ka orgaanilist ainet, toitaineid ja kogu komposti rikkuse sinna pinnase ossa, kuhu tavaliselt on väga raske jõuda. Ja just seda me tahamegi. Anda oma viljapuule tõeline tõuge altpoolt. Kui see esimene sügav kastmine on tehtud, kastame nüüd kogu ala meie viljapuu ümber. Pea meeles, et siia ülesse panime just 3x15 ja kogu see maa on äsja läbi kaevatud. Nii et anname kogu pinnale korraliku kastmise aeglaselt ja ühtlaselt. Selle kastmisega saavutame, et väetis hakkab mulda imenduma ja vesi viib need toitained juurte piirkonda. Ja vaata, kuidas me selle jätsime. Toitained ülemises kihis ja sügavuti rikastatud kastmine huumusega. Nüüd on kogu ala täielikult niisutatud ja valmis selleks, et meie viljapuu saaks kõigest sellest kasu, mida just lisasime. Ja nüüd ongi kõik valmis, et see viljapuu, mis ei tahtnud kasvada ega vilja kanda, ärkaks ellu ja hakkaks meile palju vilja andma. Kui sulle video meeldis, pane like, telli kanal ja jaga seda kellele ka viljapuud meeldivad. Kui sul on küsimusi, kirjuta need siia alla kommentaaridesse, loen neid hea meelega. Suur aitäh ja kohtume järgmises videos.